Kas sa teadsid, et kui sa teed midagi valesti, siis kõik, mida pead tegema, on nimetada see inimene, kes seda märkab rassistiks ja siis saad sellest välja. Sest loomulikult ei ole kunagi nii, et need islamistid ise teevad vigu. Pigem on kogu maailm nende vastu. Oi, see võitlus. Sellelt noorelt naiselt paluti oma auto eest ära ajada, sest ta blokeeris sissesõiduteed. Ja nüüd arvab ta, et see mees on rassist. See on nii väsitav. See on nagu hunti hüüdva poisi lugu ja meist igaüks on sellest tüdinenud ja väsinud. Ja ta oli minu vastu rassistlik. Nii et see naine parkis selle auto. Jah. Mul on beebi sees. Siin on sissesõidutee. Ta parkis selle siia. See on surnud. Ma palusin tal selle ära liigutada. Siis peab läbi sõitma. Sina otseses mõttes. Ma ei ole tema ees. Jah, sest sa oled selle nüüd ära teinud. Ma arvan, et sul oli seal halb suhtumine. Näeme hiljem. Krigan. Õige. Auto, miks sa alustad tülisid, kui sul on beebi? Miks sa kiindud? Sa võid sellest nii palju teatada, kui tahad. Lahkub. Anna minna. Ma teen seda. Helista neile. Ma ei karda inimesi, kes vajavad abi. Pean teadma, et sa ütled seda sõna-sõnalt. Sa ütlesid mulle, et su auto. Okei, nii et sellest, mida ma kuulsin, oli see naine parkimas. Ma ei ole kindel, miks öeldakse, et ta võib seal parkida, aga ta parkis ja blokeeris sissesõidutee. Okei, võib-olla tal oli selleks seaduslik õigus. Ma ei tea, ausalt öeldes pole selle loo jaoks tähtsust. Aga mees, kes seal oli, palub tal seda autot liigutada seda. Ja mul on tunne, et see mees oli tegelikult üsna viisakas, sest isegi praegu, kui ta on ärritunud ja naine teda ähvardab, räägib ta temaga rahulikult. Ta kõlab väga viisakalt, väga rahulikult ja väga meeldivalt. Ta ütleb lihtsalt, et sa pead oma auto ära liigutama. Nii et ta palub tal seda teha ja nüüd nimetab naine teda rassistiks. Põhjus ei olnud selles, et ta selgelt blokeerib sissesõiduteed, vaid pigem selles, et ta lihtsalt vihkab naist, islamisti naist, kelle autos on laps. See, kui mitu korda ta mainib, et autos on laps, on ausalt öeldes üsna vastik, sest sina ja mina, kui meie oleksime parkinud sellisesse kohta ja saaksime aru, et blokeerime sissesõiduteed. Kas sa tead, milline oleks meie reaktsioon? See oleks, vabandust, härra, mul on tõesti väga kahju. Aitäh, et teatasite mulle, eriti kui taga on vaba koht. Ma lihtsalt tagurdan. Aitäh, et sellele tähelepanu juhtisite. Aga see naine ütleb hoopis, ei, sa oled rassist. Ja mina ei ole ja ma kardan sind. Sina valge inimene, sina hirmus inimene. Ma ei karda sind, ma annan sinust teada. Ma annan sinust teada. Vabandust, lihtsalt liiguta oma autot ja rahune maha. Helista politseisse. Telefon number. See ongi sinu autos. Kui Watford ütles, et see on rassistlik. Sa ütlesid mulle rassist. Sõna otseses mõttes sa ütlesid mulle, mine tagasi oma riiki. Sa peksid. Kui mul on siin kedagi vaja, kes mind aitaks, siis mul on laps. Ei, mul on politseid vaja. Palun, jah. Aitäh. See on korras. Tere, mina olen Seits. Mul on laps ja seal on üks härrasmees. See oleks minu vastu rassistlik, kui mu beebi vastab. Palun aita mind aidata. Mul on see oma kaardil, kõik on korras. Ma olen oma emme maja ees. Tarkan tänam 20. Sõna otseses mõttes härrasmehe maja ees. Ta tõesti hirmutab mind. Ma olen hirmul, palun. Kas ma hirmutan sind? Ma ei karda sind. See mees hirmutab mind tõesti. Ta hirmutab mind. Ja ta on rassist. Ma ei karda sind. Ma kutsun politsei. Ma olen tõesti hirmul. Nad teevad ükskõik mida. Nad teevad sõna otseses mõttes ükskõik mida, et ohvrikaarti mängida. See on väsitav. Lihtsalt ela oma elu edasi. Sõna otseses mõttes lihtsalt ela oma elu edasi. Sa oled auto ära liigutanud. Ela oma eluga edasi. Aga ei. Ma kutsun politsei, sest ta hirmutab mind. Ta esitab väiteid. Ta oli väga elevil, et telefoni välja võtta ja filmima hakata. Nii et see pole mingi kaadri taha jäänud lugu. Ja kui olekski olnud ja kui ta oleks olnud ebaviisakas ning öelnud, et me läheksime tema riiki tagasi, siis okei. Ma arvan, et tal oleks õigus sellist videot teha. Aga ikkagi, see on nagu lihtsalt ela oma elu edasi. Lihtsalt liigu edasi. Ole ühiskonna terve osa, kes ei pahanda, kui peab sissesõiduteed vabastama, selle asemel, et olla keegi, kes peab mängima rassismi, naise ja ema kaarti. Ta kardab mind. Ta on täiesti hirmunud, väidetavalt. Mis? Ta ütles, et ta ei karda. Ta kardab mind nüüd hullult, bänd. Vaata teda. Ta ütles mulle, kui sa pargid selle maja ette, siis sa... Ei, ma ei öelnud seda. Millal ma seda ütlesin? Nüüd räägib ta politseiga telefonis ja peab välja mõtlema tohutu loo, et õigustada seda, miks ta raiskab politsei ressursse, mida võiks vaja minna kellelgi, kellel on päriselt midagi tõsist juhtunud. Aga kuna tema tunded said haiget, sest keegi palus tal midagi teha, siis peab politsei nüüd sekkuma ja aitama teda päästa selle kurja valge mehe eest, kes on rassist ema ja tema lapse vastu. No kuulge, inimesed! Tulin oma tütrele järele, ta istub seal. Olgu, ma lähen sisse, aga palun pange kirja.
ta ütles mulle, sinu auto relv lastakse tühjaks. Ma ei nõustunud sellega. Tema kõik, mis Ma ei öelnud lepingutega seda juhtuks, oleks vastus. Mees, ma ei öelnud seda kunagi. nii et kas sa näed, kuidas olukord siin eskaleerub ja see ongi see, mis mulle selle juures huvi pakub. Ma näen teda, ta on rahulik, ta ei tundu eriti kuri olevat, ta lihtsalt palus tal midagi teha. Tema on läinud, ta on nüüd mitu korda valetanud öeldes, ma kartsin, nüüd ma ei karda, ma olen hirmust kange, ta oli rassistlik. Ja lugu muutub järjest hullemaks, kui me seda videot vaatame. Nüüd on ta ähvardanud ta rehvid tühjaks lasta ja käskinud tal tagasi minna. Nagu olgu, vaatame, millega ta veel välja tuleb, sest need oleksid olnud õiged asjad, mida öelda, kui ta videot nägi. Sa käidud minu suhtes rassistlikult, sa ähvardasid mu autot, sa ähvardasid mind, sa ütlesid, et ma peaksin oma riiki tagasi minema. Need oleksid olnud õiged asjad, mida teha, lihtsalt sellepärast, et ma peaksin auto eest ära ajama. Kui ta oleks nii käitunud, siis olgu, tal oleks olnud õigus, aga mitte midagi sellest ei mainitud varem. See oli lihtsalt nii, et ma ei karda, miks sa oled rassistlik? Ja siis kõne politseisse. Ta hakkab äkitselt kõiki neid asju välja mõtlema ja asi on selles, isegi kui see on tõsi, siis ta teab, et see ei loe. See ei loe, kas see on tõsi või mitte, sest niipea, kui ta väidab, et see mees on rassist ja tegi talle neid asju ning tõendeid pole, usutakse teda, sest politsei kardab, et neid nimetatakse rassistideks. Need naised Kas see tähendab seda? Ära vihasta, mis? Ta ütles mulle. Sa oled sündinud Ühendkuningriigis. Ma ütlesin jah. Ta ütles, sa ei tule, sa ei tea seadust. Mine tagasi oma riiki. Täpselt nii juhtuski. Kas ma täitsa hull sõber? Ma ei öelnud kunagi midagi sellist. Ma tõesti loodan, et selle kohta on mingi tõend. Ma olen nii hirmul. Tema on tõesti hirmul, mina olen väga agressiivne. No ma saaksin teada. See on number 10. See on number 10. No, ma arvan, et seal on number 2. Siin on see number 10. Sina sa tead, mis on põhjus, jah? Kas politsei tuleb? Kui nad tulevad, ootan siin. Vaata, ta räägib minuga ja ma ei taha, et ta minuga räägiks. Kas sa saad palun lase mul oma asjad võtta ja minna oma ema juurde ning ära räägi minuga? Muide, ta pole talle veel kordagi öelnud, palun ära räägi minuga. Jällegi, pane seda tähele. Pane tähele valesid, sest see on sellise video puhul oluline. Sul ei ole võimalus teada, mis enne juhtus, aga sa saad kontrollida vastuolusid. Ta pole kordagi öelnud, ära räägi minuga, palun astuge eemale, härra, ma kardan. Ei, ta lihtsalt räägib telefoniga ja on nagu, ta hirmutab mind. Mine ära, ma ütlesin sulle. Ei, tegelikult ta ei öelnud, ma ütlesin sulle, aga ta jätab muie, nagu oleks ta väga selgelt öelnud, et tahab, et mees oleks temast kaugel. Tegelikult pole ta seda kordagi öelnud, kuni selle hetkeni, kui ta on telefonis. Ta hirmutab mind. Kas politsei tuleb? Päriselt ta hirmutab mind. Palun, ära räägi minuga. Sa tead ju, et ma salvestan sind. Jah, sa tead, et ma salvestan sind. Need naised ei tee seda, tead küll. Ma vannun, ära tee seda. Sa hirmutad mind. Kas sa arvad, et hijabiga käivad kaasas ka näitlemistunnid? Huvitav küsimus, kutid. Need naised on hullud, sõber. Need kuradi naised, need naised. Ta karjub, käitub nii, nagu ma teda ähvardaksin. Ta ilmselt ütleb, ma kardan, palun. Et ma võiksin minna otsima. See on väga armas kohting. Abi kaamera jaoks, tänapäeva telefonid, ausõna, sest need on kõik ühesugused. See hirmutab mind. Nad hirmutavad mind. Hedaiga? Muide kurb on see, et tegemist on naisega. Ta sõidab oma BMW-ga, oma värvilise BMW-ga, eks? Ta on ilmselgelt jõukas ja ta on nii kiire ütlema, kas see on... Kõik vihkavad mind. Ma kardan. Kui ta naudib kõike seda, mida Ühendkuningriik on talle ja ta perele andnud, siis see on tegelikult piinlik. Ausalt öeldes on kogu see video piinlik. Ma sureksin häbi kätte, päriselt sureksin häbi kätte, kui keegi näeks mind tegemas midagi sellele vähegi sarnast. Ma mõtlen näha sellist teesklemist lihtsalt selleks, et politsei silmis usaldust võita ja jätta mulje, nagu sul oleks üldse alust, kuigi sa tead, et sul seda pole. Kohütav! Tema oli see, kes minuga ülbe oli, sest ma palusin tal auto eest ära liigutada. SMEs. Või sellepärast. Et tema on see, kes alustab vastasseise ja muutub agressiivseks. Olles. Mida ta filmib? Ta seisab sõna otseses mõttes kaugel põõsa taga. Mida ta üritab tõestada, et ta on hirmutav? Kogu asi on ju kaamerasse jäädvustatud. See on nii rumal. Nagu ma olen mingi hull oht. See on nii rumal, aga just nii nad teevadki. Nad süüdistavad rassismis, sest teavad, et saavad niimoodi kõigest välja vingerduda ega pea oma emotsioone kontrollima. Nad ei pea ise millegagi tegelema. Ei. Nad saavad lihtsalt teisi süüdistada ja nii nad võidavadki. Kahjuks nende jaoks oli see seekord dokumenteeritud. Ja ta näeb lihtsalt välja nagu täielik tobu ja see mees tundub olevat täiesti õigel poolel. Ja jällegi, kui me näeme eelnevat salvestist, kus ta oli tema vastu tõesti vägivaldne, siis olgu. Aga see, kui kiiresti ta eskaleerib olukorra sellest, et sa käidud rassistlikult,
rahulikult, kuni, vaata, hea küll, ma mõtlen halise palju tahad, naine. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.